Tšau. Me oleme jälle tagasi. Meie siin, aga seekord kodutud. 51. riik Moldova ja mitte midagi ei oska oodata, aga tegelikult on juba jumala äge. Me tulime lennukist välja, me saime labidaga näkku, nii kuum on. Ja tulime seekord siis niimoodi reisile, et meil ei ole päriselt mitte üheks ööks majutust. Me vaatame praegu Airbnb-d, me ei tea isegi, kus me täpselt oleme, kuhu poole minema peab. 0 eeltööd, et oleks põnevam ja et me satuks huvitavamatesse kohtadesse. Aga sellest sõjamasinast on siit mingi 150 kilti linnulennul. Nii et paljud tuttavad, kellele me oleme rääkinud, me oleme Moldovas ütlevad, mina ei läheks praegu siit üle. Sorry. Naksti rendiauto käes 287 €, aga see on siis 7 päevaks auto ja läbisõidupiiranguta ja võime siis, see sisaldab ka siis luba sõita Rumeeniasse. Ehk siis meie plaan on see, et me vaatame ühe päevakese siin ringi ja siis me homme kupatame Rumeeniasse ja läheme otsima Dracula maad. Dracula ei tee bla bla bla. Ja mingi kümpa peame kuskil piiri peal siis mingi kindlustuse ka veel sinna eraldi ostma, aga no saame näha. Igatahes Fordi junn on tagumiku all, ta on meie sõber nüüd, see on kõige soodsam variant üldse, 2018 Ford ja konditsioneer puhub järelikult. Dacia oli kallim. Dacia oli kallim, jaa. Sandero oli kallim, mõtle kui see. Ja sõidame. Algus on põnev, vaadake, mis autod, mis põnevused ja natukene oleme 80-ndatele lähemal, aga mitte nii väga kui Gruusias näiteks praegu. Nii et laseme sellel reisil ennast üllatada. Lasnagorsk at its finest. Kas siin ei olnud see, mida siin on? Nali naljaks, piss sai kaljaks, ühesõnaga Mac. Esimene väike selline review, et vaadata siis McDonaldsi või Big Maci indeksit. Ehk siis soodne. See oli siis selline pereeine. Meil on siin mingisugune deluxe burger, siis on mingi kala, ma ei tea, mis, see on salat, siis on lapsel eine, jäätised, joogid, friikad, mudrumöllud ja kõik see kokku maksis 16 € ja 40 senti. 2 korda odavam kui eelnevates kohtades. Head isu. Tere. Me ei saa majutust. Postkast on täis ainult tühistamisi, ehk siis meie suur lahe mõte tulla nii, et meil ei ole midagi, on viinud meid põnevasse olukorda. Õnneks meil on auto, nii et me ei ole päris tänaval, aga juba 4 majutust on broneeritud olnud ja kahjuks tema ei saa sind täna majutada. Ja nüüd me oleme natukene ootel ja meie rendiautol saab kohe kütus otsa, sellepärast et meile anti see päris tühja paagiga. Aga meil jumal tore, väljas on jumal saun, kõik on mõnus, kõik on äge ja Mac oli ilgelt odav. No nii, ega kui kodututel kodu ei ole kuhu minna, siis tuleb hakata TripAdvisorit lahendama, ehk siis mis on number 1 soovitus Moldovas, Chisinjaus, on siis Barkult Dendrarium ja siia me sipsi tulimegi 5 kilti ja pool tundi ainult sõitis, sest et parajad ummikud on ja lilleilu on siis tohutult kulukas lugu siin. Nimelt pilet 2 täiskasvanut ja 1 laps maksab meie rahas 1 € ja 25 senti. No sellega ei saaks vist isegi mitte seda ühte peenart siin kasta, kui me oleks Eestis. Nii et tõeliselt soodne, igal sammul praegu tundub, et Moldova on tõeliselt soodne. Ma tunnen seda lõhna.
roosinõudse küll ei ole, aga ilus on küll, vägev, vaadake. 4 276 000 täna hommikuse seisuga. Tulime Paša juurde, Pašale külla ja ma arvan, et see juhe on õhtul. Ma ei tea. Ühesõnaga siis hotell, mis see oli? Paša. Maksim Paša. Maksim Paša võtab meid lõpuks vastu, kui nüüd ei tule mingeid takistusi. Ja Airbnb korterid üldiselt olid sellise 5-60 euro kanti, siis siin on äkki 70 eurot koos hommikusöökidega ja basseini loodame ka veel piltide järgi, nii et siin riigis nagu justkui oleks booking mõistlikum. Loodame, et kõik on timm ja ei ole prussikuid ja muid üllatusi. Tere tulemast meie Taresse. Paraku selgus, et hommikusöök ei mahtunud hinna sisse ja küsiti tohutu 5 eurot per persona juurde. Aga see on tegelikult suhteliselt mõistlik. Jah, saad jalga puhata poti peal. Jah, kui tahad kakada nii, et paned jalad sinna ääre peale, on päris hea. Väga hea. Samal ajal võid valmis istuda ka. Oota, tea, mis mina teen? Tuba meenutab natukene sellist, ma ei tea, kasiinoruumi või ma ei teagi, mis see siin on. Aga näed, need makaronid, mis makaronid need on? See lipsukesed on pandud ilusti kõik. Titten-mitten. Lõhn on omapärane, aga mitte nüüd kohutavalt halb. No, saame ühe öökese siin veeretatud küll. Vaade, milline vaade! Otse angaarile ja ei. Kuna meie hotellibaaris valitses kottpimedus ja ainult joogimenüü oli ja midagi meie lähedal seal võtta ei olnud, siis me võtsime lahti Google Mapsi ja leidsime sellise tarekese nagu Andy's Pizza ja reiting on kõrge ja kaua on lahti, nii et püüame siit leida omale parimad road parima hinnaga. Nam-nam. Vähemalt toidu osas ei saa öelda, et Moldova on odav, vaid soodne. Odav on siis, kus sa saad mitte mingi raha eest mitte midagi. Aga siin saad sa mitte mingi raha eest täiega midagi. Ja üliäss, esimesed starterid on meil käes, lapsele on siis Happy Box. Siin on, mis salat see oli? Kapriisi salat ja mozzarella ja tomat. Alrighty. Minule väikesed küüslaugu saiakesed, mida on juba terve heine jagu. Ja muidugi kohalikud smuutid käivad alati asja juurde. Yummy ja süüa tuleb veel ja tegelikult liiga palju, aga silmad sõid ja menüü on täiega meile, nii et ma ei tea, kes selle kõik ära sööb. Cheers! Me avame Happy Boxi, huvitav, mis siin sees on. Nii. Välja näeb lahe. See ei ole mingi another junnu, kuule, see on ju üliäss auto. Nii, mis veel on? Jooks, see on ju see... See on ka ju suur. Jah, Transformerite jook. Näita, mis veel on? Nüüd siis on need Liikad vist? liikad, jah. Siis No, on ilma selleta ketšup, sa ei saa läbi panedaldriku peale, mis veel on? Nakitsad olid, kananakitsad. kananakitsad ja see vist ongi ketšup. Väga asju. Jaa. Ja seda kõike mingi, mis oli 4 euro eest või? Üliäge. Lihtsalt nutta tahaks, kui hea kõik on, kui maitsev kõik on. Ühesõnaga, kõht on jumala täis, sellepärast need küüslaugusaiad olid imelised, see salat oli super. Ma ei ole mingi salatite fänn, aga see oli super salat. Ja nüüd kanasašlõki normaalne koorem, kuhu see mahub, ma ei kujuta ette. Ja vaadake seda koorest, juustust, suppi, mis on saia sees. Ja see on mingisugune 3-4 eurot, see kõik on lihtsalt nii äge ja see kohv ja kõik on Andy's Pizza. Ühesõnaga läks järsku tormiks paugus, saad aru, sekund tagasi oli kõik rahulik. Nüüd lendab mingisuguseid puulehti ja mudru ja rämedalt sadama hakkas.
ja toit on kaetud mingisuguste puulehtedega ja me peame kähku midagi ette võtma, sul on pea ka täis neid juppe nii. Autod lõugavad, menüüd lendavad kõik. Nupust siuke purgaa. Jooksevad tuppa, lähme meiega. Kuulib lihtsalt, kõik näevad, tuli vilgub. Purgaa, ma söön mingi puulehte praegu. Andy's Pizza. Tõesti, imeline. Üle mitme aasta tõesti super toidukogemus. Ma arvan, viimati Omaanis me kiljusime rõõmust, et söök oli nii imehea. Ja purgaa läks peaaegu mööda, välgutas, paugutas, loopis möllu, vaadake seda, kõik oksad igal pool vedelevad. Aga see kõik annab elamusele ainult kruvi juurde. Nüüd lähme vaatame, kas meie auto on terve. Kui on terve, sõidame hotelli ja hakkame kõhulihaste harjutusi tegema. Siin on ikka suured puud maas, täitsa pekkis. Ulme! Jääb meelde terveks eluks igatahes. Tere hommikust, vabandust, laske läbi. Nii palju rahvast, et annab ära mahtuda ühesõnaga. Šef juba ootas meid, kui tulime, küsis tere hommikust, kas soovite kohvi? Ja mindi meile siis praegu cappuccinosid tegema. Ehk siis kantakse kätel, aga tundub, et turiste meil siin väga peale meie eriti ei ole. Mitte mis sooja ka on. Nii. Muna ja Kõik suvikõrvits ja väga timm. Ja kasad. Aga talvekõrvitsat ei ole. Ainult suvikõrvits. Tehtud hotell Maxim Pasha saab indeks 3,5 raudselt. Okei, tegelikult võib-olla natuke rohkem. Ühesõnaga, meil pass on vaatamata. Me eile ei saanud selle riigis, see oli lugu. Aga no mina ei tea, selle raha eest asja küll, söök oli normaalne, kõik on titi-miti puhas, okei. Ja siin siis natukene näha veel jälgi ka eilsest mäsust ja meil oli päris hea meel, et meie auto ei parkinud eile selle mäsu ajal siin hotelli ees, sellepärast, et kui me ikka siia rendiautole oleks kümpi saanud mõne suure oksaga, oleks päris pahasti olnud. Ehk siis rappis normaalselt. Aga nüüd me võtame siis suuna Transilvaania poole, sest eelmine kord, kui me seal riigis käisime, jäi see külastamata, aga siit on nüüd umbes siis 7 tundi, umbes sõitu ja lähme siis vaatame, mis meid seal ees ootab ja kuidas teeolud on. Auto lagunes ära. Tuli kiri, mootori servis kiiresti. Oota, siin on auto elektrik. Autos servis. Ja enam jõudu ei ole. Kõik on nahkas. Veereme tagurpidi mäest alla, et saada servisesse. Head me ikis koos jõudsime enne. Gaasi vajutad mitte midagi. Äkki nad olid väga targad. Et panna enda selle kolmati siia või midagi. Lahe. Gaasi vajutad mitte midagi juhtub. Katki, ühesõnaga hakkas uuesti tööle, panime seisma, seisis, hakkas uuesti tööle. Päris normaalne ei ole, aga püüame siis mööda mägesid tagasi minna. Mingi tiks ja kligin ja mida iganes on, aga samas tiks ja kligin tuleneb võib-olla ka sellest probleemist. FORD, jah, ei tea. Aga igatahes meil on 40 kilomeetrit muidugi üle mägede tagasi lennujaama ja püüame siis jõudma tagasi lennujaama, et vahetada auto siis Toyota vastu.
aga loodame, et me nüüd kuskil mäe otsas või kuskil igavesti lolli koha peal uuesti ära ei sure. Kuidas tuju on? Kuidas tuju on? Normaalne, auto on lihtsalt FORD. All right, proovime, kuidas saab. Kus sõidad? Keegi on öösel tee ära viinud. Täitsa lõpna. Panime ühest tee otsakesest mööda ja tuleme nüüd natuke ringiga kurat põhja pealegi jääda. Täitsa lõpna. Ehk siis meie tossav Fordikene saab nüüd nautida mingit oivalist kuradi tarogat ka siin. Ja siis nagu mingi riba on keskel jäetud. Täitsa super värk. Bardak klubis. Bardak! Nii, tulime tee äärde sööma ja supp, joogid, virgid, 3 lõiku pitsat läks kokku 6,80 3 inimesel lõuna. Head isu! Väga cool! Me oleme jõudnud ajaloolistesse kaugustesse ehk siis tükk maad kaugemal juba ja sellest kohast, kus meie eelmine auto ära lõppes. Nii et progress on ilmne ja oleme siis põnevas linnas nimega ei tea ja kimame ikka Transilvaania poole ja ainult 6 tundi ja 13 minutit on jäänud. Mõnus! See värk on täiesti hull. Ühesõnaga mingisugused mägiteed üles-alla ja suvalistel hetkedel on see nii küntlik, et autol rattad maad ei puuduta, sa ainult lendad kilaki-kolaki kuskilt kuhjadest üle. Siin on lubatud sõita 9. Jube lahe, igavene pataks pabereid anti meile autoga kaasa ja piiripunktis onu ütleb go back, sellepärast et sul ei ole mingit green card'i ja siin kuradi pahna hunnikus seda päriselt ei ole. Ja nüüd peame siis, ma ei tea, silla alla minema kerjama, kus me saame selle. Ja kui me nüüd ei saa seda, siis on küll nagu pahasti. Ma ei teagi, saadeti meid igatahes piiri pealt tagasi. Nõme. Pahna on nii, et ühi või 7 tagumikku, aga ükski ei sobi neile. Nõme. Nüüd tehti küll vaeseks, ühesõnaga. Tädi võitis pakist rohelise paberi ja minu arust ta ei teinti sellega. Siia Toyota Corolla kirjutati peale ja ühesõnaga saime siis rohelise kaardi, millega meil on õigus siis minna Euroopa Liitu ja 36 eurot. Pitšing! Lihtsalt selle jaoks, et me saaksime riiki ja tagasi. Lahe. Aga vähemalt äkki nüüd me tohime sõita. Katse 2 ja me oleme Rumeenias ja piiri peal näriti kõigil närvid nii läbi, et nii kui me saime nüüd piirist üle, siis tuli mulle selja taha hingama üks liinibuss või mis iganes suur buss, 2-korruseline buss, millel on rekka käru järgi ja see tuli sellise itsiga, et ta pani minust mingisugune 120-ga mööda, tuututas ja näitas tõmma kortsu maakas, mina lähen. Ja nüüd me istume tal sabas päriselt 120-ga ja püüame bussil, mille järelkäru taga kuidagi sabas püsida. Uskumatu hullar, aga tee läks palju paremaks kui enne, nii et pole hullu. Siin on hea tuulevarjus istuda 2 liitrit 100. Mis see sulle piirivalve ütles? Piirivalve ütles, kuhu te lähete? Me ütlesime, et viime lapsed Transilvaaniasse ja kaua te seal olete? Ma ütlesin, 1 päeva. 1 päeva? Sinna sõidab ju nii kaua, te sõidate sinna ju terve päeva. Ma ütlesin, ma tean, aga homme sõidame tagasi. No hea küll, minge. Natuke vahiti veel pagassi ja mingid asju, aga las ta olla, ei ole midagi. Oldi meiega sõbralikud, sest eurooplased jõudsid Euroopa Liitu tagasi. 50 ala ja 110. Normaalne bussijuht. Ma olen ka kutseline bussijuht, aga mina kunagi nii ei tee. Vist. Järgmine hull buss kinni püütud. Crazy.
nii, põnevus jätkub, ühesõnaga lisaks sellele, et megakurviline tee on, hakkame jõudma siia Transilvaaniasse ja järsku hakkasid kõik telefonid ühesõnaga mingisugune eriolukorra teade tuli ja teade ütleb, et selles linnakeses, kuhu me praegu siseneme, on ringi vabalt jooksmas karu ja püsige siseruumides ja hoidke distantsi ja hoidke oma koduloomi ja ärge püüdke temaga pildistada ja nii edasi. Ühesõnaga mingi selline huvitav süsteem siin täiesti toimiv on ja iseenesest ülilahe süsteem ja ma loodan, et me ühegi karuga nüüd kokku ei puutu, aga siin linnas peaks olema siis kuskil vabalt jooksmas üks karumõmm. Väga põnev märk. Politsei siis ette võtta. Ei tea. Eks see suur linn ka. Keegi telefonides äkki sisse tüüd. Võtab karul nööbist kinni, ei nähe. Ei, nüüd on see asi, et... No aga see võtab aega, et saad... Ühesõnaga, me oleme nüüd hotelliparklas ja meie telefonid muudkui kirevad, et meil on ekstra oht siin, sellepärast, et see karu on siis 350 meetrit meie hotellist kirjade järgi. Aga ühesõnaga, ei, see tänav on nagu algab aga see tänav jookseb see sama, kus me läheb tulime. pikalt, aga jah, et kus see täpselt on, nii et ikkagi tõenäosus, et see politsei seal sellepärast on päris suur siin samas nurga taga, nii et põnevus. Loodame, et keegi meile mõmm ei ütle ja saame ilusti hotelli ära. Nii, jõudsime Draakula maalt juba reisipoole, vaatame, mis siis siin on. Mis meil ees ootab, ma panen kaardi sisse. Seda ei ole kunagi. Tada! Ja veits. Jälle, aga ära palun katki mine. Ei läinud. Yes. Täitsa viisakas tareke ja mahub kenasti säästurottide eelarvesse. Nimelt siis 3 peale öö maksab 44 eurot ja hommikusöök on hinna sees. Väga taskukohane. Ja nüüd. Hommikust. Tuidu oli mõnus, eriti sellepärast, et tuli täiega mingi vihm peale ja siis kui on vihmailm, siis kõik teavad, et on maailma kõige parem kududa. Aga voodi mugav, pesutuba hästi mõnus, kõik on ilgelt hea. Mille me otsime kähku süüa, sest söögiaega on jäänud veel 25 minutit ja siis lähme Draakulat otsima, sest ta ei tee bla bla bla. Me oleme Transilvaanias, Draakula maal ja Draakula ei tee bla bla bla. Natukene uurime asja, kuhu, mida, kuidas ja muidugi parkimiskaos on päris paras, sellepärast, et igal sammul kõik on kohe kõrgikallal anna raa, ehk siis Draakulast on tehtud tõeline rahamasin, aga kohe lähme kiikame, kus ja mis. Kas teeb bla 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 või ei tee? Ühesõnaga, sildid on igal pool, et siin on tasuline parkimine ja mitte kuskil ei ole sõnagi selle kohta, kus kohta seda tasuda. Ehk siis, kui siin auto pargid, otsi volitatud esindaja ja maksa talle. Ma hakkan siin sabast kinni tirima igal ühel. Ühesõnaga, mitte kedagi kuskil ei ole, kuskil maksta ei ole, siis teeme rotti, jääb siia ja pärast siis vaatame, kas võetakse
nõusid pesema kuskile või mitte. Igatahes rumal süsteem. Võiks olla, et maksad piiks telefoniga nagu meil või midagi. Ei, ära looda. Aga igatahes lähme Dracula lossi otsima. Dracula maa. Ühesõnaga siis business käib, kogu poogu alles, osad sellid tulevad, 3 kasti siru, neid on süles, et väikest baari avama hakata. Turisti on parasjagu, parkimisega on norm kaos, hinnad on pigem soodsad ja meie oleme elevil. 2 tunniks on meil auto nüüd ametlikult pargitud ja lähme üles mägedele. Kuule, see on järjekord siin kõik vist. Kui bookingus näitab, et alates 21 eurot ja te võite tulla siia Dracula lossi vaatama, siis tulge koha peale, ostke pilet siit. Sellepärast, et tegelikult pilet maksab gramm üle 10 euro, umbes 10.50, 10.60 maksab. Asi on hästi lihtne, tulete väravast sisse, seal on siuke kioskid rivis, valite sealt tiit, mitu last, mitu täiskasvanud, pilet pihus ja edasi lossi ja seal juba saab siis QR-koodiga tuppa. Algus on põnev, väga huvitavad tarekesed on püsti pandud, vaeva on nähtud ja lähme siis vaatame, millega meid siin üllatatakse. Koolis võid igast soga õppida, aga kui sa tuled ninapidi ja asjad sisse torgatakse, siis hakkavad asjad lahti rulluma ja hakkad kõigest aru saama. Ühesõnaga siis Regina Maria ehk siis Rumeenia kuninganna aastatel 1914 kuni 1938 oli üllatus. Kuninganna Victoria ehk siis Great Britain, ühesõnaga Ühendkuningriikide kuninganna Victoria lapse ja Aleksander teise laps, müstika ju, ehk siis Vene tsaari ja Ühendkuningriikide valitseja järeltulija. Nagu, mida mingelit täitsa vägev. Väga lahe on ajalugu. 150 aastat vana kapp, ühesõnaga 1872 aastast pärit selline rustikaalne vahva kapik, aga kus on üraskid andnud minna. Need kutid küll pole üldse, need pole huvitanud, et see nii vana on. Maitseb ikka hästi. Täpselt õlgade laiune. Mitte sentimeetritki reservi. Dracula. Ei tee bla bla bla. What's your head? Siin on selline vägev väljapanek nimega helista kella ja anna ingile tiigal. Kus engel on need tiivadega? Otsi. Mina vabal ajal Graf Dracula lossi katusel. Kestab veel. Kus vampiirid on? Muu hulgas näeb siin ka sellist moodsat lahendust. Nimelt on siis tantsijad hologrammid, 3 naist, igavesti äge. Nad oleks nagu siin samas. Ja vaata, siin põrandal magab üks mees ka, kui te näete, päris pime on, aga tal on uni. Ja aeg-ajalt võib näha kummituslikku vikatimeest ja väga lahe, kuidas on tõesti erinevates ruumides täiesti erinev maailm. Vikatimees tuleb, kuulge, meil vist on aeg minna, sest muidu otsustab tema, millal on aeg. Kas ma võiks juba minna? Ei ole ju nii kaua. Sul seal selja taga. Ära vaata. Seal on Dracula, põgene! Siin on üks vahva toakene, kus räägitakse natukene libahuntidest. Ja libahundid Rumeenias
on siis natukene erinevad võib-olla mujal maailmas olevatest libahuntidest. Nimelt nemad siis valdavalt kehastuvad ümber päeval ja seda siis alati noore kuu ajal. Ja kui te peaksite libahunti kohtama, tunnetada ära veripunaste silmade järgi ja kui sa torkad talle noaga silma, siis ei ole tal võimalik enam libahundina jätkata. Vastane tungib lähemale. Sihi nüüd. Pane natukene üles poole. Nii. Ja anna neile nüüd. Mütaki. Erandi siia ei tule koerad. Kas see oli meie üritatud kene? I have to run. teedel siin üles ja alla tekkis arutelu, kuidas oleks saanud see Ford Focus mäest ülesse, mida meile alguses pakuti ja mis ära suri. Ja nüüd on müsteerium lahendatud. Juba mitmes Ford Focus läheb mäest ülesse niimoodi. Lihtne. Ei ole vaja pead vaevata. Kõik Focused saavad mäest ülesse ise. Noh, väikse abiga. Eilse karude teema jätkuks siis ei ole see siin linnakeses, kus me ööbime üldse mitte juhuslik värk. Nimelt siin on karud siis tõesti igapäevased külalised ja on maju, kus on lõiketraat aia peal, on maju, kus on elekteraedades sees, igal pool on sildid, märgid karude teemal ja tundub, et tõesti nad siin igapäevased külalised on. Ja samuti ka selle linnakese sümboliks tundub olevat karu, sellepärast et hästi paljudes aianurkades ja igal pool need mõmmikud on siis nii-öelda mängumõmmikud on siis istuma pandud. Et tundub tõesti, et see selle linna teema on, et karusid siin väga palju elab. Elekter sees ja ära katsu. Ära katsu, see on karule mõeldud. Ära katsu seda aeda. Tere hommikust siin, kus karu nähti ootab meid Päästeamet. Ühesõnaga, vahva linnake jääb meist nüüd selja taha ja asume siis kimama, Moldova poole tagasi. Ja jooksevad ja teekond pikk 6 tundi ja 40 minutit, umbes 2 peatust ka, nii et ma arvan järgnevad 8 tundi ja 40 minutit me oleme kindlasti teel ja 444 kilomeetrit on see tegelikult ainult, aga kuna see on üles alla, paremale vasakule, kiiga käega, kiina käena, siis see võtabki aega.
aga igatahes selle vahva karulinna koos lõiketraatide ja karukujudega, näed, seal ees on hästi ägedad karukujud, kõik rõdu ääred. See on see hotell. Jaa, väga lahe. Jätame selle nüüd selja taha ja oleme väga rahul. Tõesti väga soovitame, väga lahe kogemus siin Rumeenia kõige kõrgemas linnas. Vot nii. Ja mis meid homme ees ootab? See on maailma põnevus. Aga sellest me veel ei räägi. Käib kõige kõvema kalessi valimise võistlus ja tundub, et siin on kõige sirgema sammuga hobud. Tegelikult on pull, me oleme täiesti pannud teel natuke valesti. Ehk siis bookingust hotelli aadressi kopides selgus, et me oleme 100 kilti Väntas, see koht, kuhu me minemas olime. Ja õnneks siis Katsu avastas selle väikese näpuka, seekord on niipidi läinud, enne kui me kohale jõudsime, sai selgeks. Ja nüüd me oleme siis õige koha poole teel, aga see tähendab, et meie tee, mida mööda me sõidame, on hoopis teine kui tee, mida mööda me läksime sinna Rumeenia poole. Nii et väga põnev, eriti naturaalne ja kohalik värk. Hobused, karjused, loomad, möllud, vägev. Nii ilus või? Rumeenia on nii ilus või? Keset teed mäe otsas asub monument, mis on Galati piirkonna kõrgim monument ja äge on raupastu. Äge on selle juures see, et ma ei ole kuulnud, et sageli oleks sellist praktikat, kus Euroopa Liidu raha eest taastatakse monumenti. Aga siin siis tõesti selline tehtud on. EL-i rahaga on siis taastatud monument. Paistab siis mööda teed, kui sa tuled otse niimoodi kätte ja ümberringi on lapitekk, lõputud põllukultuurid, tohutu söök, mis meie ümber laiub. Nii et kui näljahäda peaks tulema, paneme meie oma telgi siia, selle koha peale ja järame vilja. Kui vinge see kõik on. Järgnevaks 4 ööks ja päevaks on meid postitamas hotell Lolo. Ja Pepet ei ole. Kas Pepe on toas või tuleb ise Pepeks hakata? Tuba number 6 tekitas algus muidugi küsimusi, sest et vaadates võtmehoidjad oleneb, kuidapidi me seda loeme. Aga need ei arvas, et 6 on ikka see õige number. Ei tulnud lahti või? Keegi teine tuleb toast. Ütleb, et see on 9. Nii, ta avanes. Nii, teeme ukse lahti. Kõik ja jootada. Ärge jalgastele võtke. Astuge edasi. Põmm. Pidu. Lõpuks. Ei midagi üleliigset, ei midagi puudu. Vaata, kus rutikud sai? Pesta saab, kusta saab, kammida saab. Pelmeenid. Tuba ilus puhas. Kööginurk on ka. Väga mõnus. Seda kassid ostaksid. Ja Peped ja Loolod samuti. Kes see Pepe ja Loolo on? Mis meil on rõdu? Tee seega lahti. Nii, rõdu on ka meil. Tada! Ja rõdult on meil vaade Õkva balkonile. Ei tähendab, rõdult ei ole vaade balkonile, vaid on passu. No nii, uued naabrid saime ka kaasa kohe. Villa Loolo. Päris ilus tundub. Väga hästi. 4 tärnikest. Nii, oleme jõudnud selle episoodini, kus säästurotid lähevad luuksurisse.
ja seda korda siis valisime Moldovas välja Studio 23 sellise launchi. Ja siin on siis säge, see on nagu, ma ei tea, justkui korter, aga igal pool võib mind chillida, ehk siis meil on selline väike ootetuba, kus on siis võimalik mängida Xboxi ja lugeda ajakirja ja kohvimasin ja kõik jutud on olemas siin. Ja siis on siin igast, ma ei tea, WC-d ja siis on väike selline privaatne lõikuse tuba, kui nii võib öelda, ja siis on see põhisaal, kus siis soenguid valmis meisterdatakse. Reitingud päris hea. Hinna poolest lubati siis nii, et 2 inimest, ühesõnaga siis juustelõikus ja habe, kokku siis 500 kohalikku, mis teeb siis mingisugune 25 eurot umbes. Et 12.50 tuleb siis keskmine hind. Nii et väga okei, Eestis nii soodsat ei saa. No nii. Kuidas esmamulje on, kas on vägev koht või? On jah? Okidoki. Ja küsisime sulle soenguks siis sinu tavapärase, jah? Vaatame, kas saab triibuga või ei saa, on jah? Saab ikka, ma usun ka. On päris äge. Studio 23, jah? Vaatame siis, kuidas õnneks läheb. Pahmakas on praegu päris äge, on jah? Austraaliast saati siuke meeter soengut. Ei ole hullu, teeme korda. Nii, kus möllab. Spetsialistid töötavad, samal ajal väike laul käib, igavesti mõnus. Ja laps on siis täpselt siit niimoodi peeglist näha kõrval toas. Ja ühesõnaga ülesanne on siis enam-vähem mõlemale juuksurile antud sama. Ehk siis küljed lühikeseks, pealt natuke pikem ja selle vahega siis, et pojule tuleb väike triibulugu ka, mis talle ilmselt meeldinud on ja ma juba näen, et see on hoopis teistsugune triib, hoopis teises kohas. Aga sellest ei ole midagi, igal juuksuril on oma käekiri ja siin ma arvan, läheb väga hästi. Barbershopil sain keetad. Tehti siis habeme ajamine, kuigi ma ei tead, minu arust teedsi mulle mitsilaadse natuke, ma ei tea, imelik on. Ta on ju veits tumedam. Okei, vaata tule. Siis peapesu, normaalne lõikus, kõik jutud, kõik pärast pandi igast pudru veel pähe, et hommikuks oleks padjapöör pea küljes kinni ja ühesõnaga väga rahul, väga timm, väga mõnus. Lähme, maksame ära 2 peale, mis oli 25 ja tehtud selleks korraks jälle. Järgmise reisini, siis saab jälle natuke pügada. Me päevitame täiega. Ainult, et vihma hakkas sadama. Ühtegi prognoosi ei olnud, et täna hakkab vihma sadama. Ja ta lihtsalt hakkas kagedast selgest päevast tulema. Ja nüüd muudkui tuleb. Ei ole midagi. Siiani oli väga mõnus. On edasi ka mõnus. Kuidas hindate kalja? See kali, see kohalik Moldova kali. Kvassika. Kvassika. See kali võtab silma nägemisele. See on mingi untsu läinud õlu. Sorry. Negatiiv. See ei kõlba. Ma hoidsin seda basseini sees külmas vees väga kaua aega, et ta läheks natukene vähem halvaks. See ei aita. Aga inimesel on loomuses aeg-ajalt ennast natukene piimata. Head janu. Sööd siin hommikul kõhu täis, astud riietest välja
ja oledki passus. Mis nii elul viga? Kell on 12:35 ja kimame siis lennujaama poole kella 1 peame ära andma oma auto ja auto on olnud tubli, ei tohi muidugi kiita enne kui on üle antud ja tahtsin küsida Aisuke su käest veel ühte asja, et mis sa praegu teed? Jood? Kas sul on lennuhirm? Ei ole. Aga mis jama on siis? Jäägid tuleb ära juua. Lennukile ju kärakaga ei lasta. Midagi head tuleb ikka ära juua. Tuleb ära juua ja ei ole valida. Kui õhtule ei saanud veinikest joodud, tuleb teha seda hommikul. Keerame lennujaama. Oi jumal küll. Püüame mitte väga inimesi alla ajada. Eriti palju. Tripike tehtud, räägime natuke meie rendiautost ka. Lõime numbrid kokku ja tuleb välja, et see nädal rendiautot koos green cardi tankimise ja kõige pulliga kõige odavam ei tulnud, ehk siis maksab umbes sama palju kui taksosõit, ehk siis 40 senti kilomeeter. Aga me saime suure võiduna täpselt sinasel hetkel selle takso alati, kui meil vaja oli ja saime olla väga paindlikud oma liigumistes ja tegelikult kokkuvõttes ma arvan, et see oli väga hea otsus ja saime Dracula maale ja saime igasuguseid asju teha. Nüüd aga anname siis auto tagasi, veel täpselt ei tea, kuidas, kuhu. Eelmine kord, kui autot vahetama tulime, pidime ühte kohta jätma, kõige esimene kord öeldi teine koht, ühesõnaga vaatame. Ma arvan, et me paneme ta sellesse kohta, kust me ta saime ja küll nad ise pargivad ringi siis, kui vaja. See mamsi küll aru ei saanud, et siin ülekäiku pole. No, mis seal ikka? Nii et kui kasvatust ei ole, õige pea hakkame rändama kodu poole.